paljud nagu Audentese poisid käisid nagu sellel peol ja siis öösel hakkas neid meile tulema, et kõik poisid on haiged järsku ja kangurile ei julgegi midagi öelda. Ja kanguriga ta vahepeal proovis ka kasvatada, vaata seal, aga siis läheb see veel, läheb kohe kaela veel mulli, vaata. Ta jäi mulle võlgu. NBA-s mängid. Kommenteerimist hakkasin tegema, siis minu idee oli see, et ma saaks nagu inimesele anda selle nagu hea emotsiooni. On ju kätte jõudnud jõuluaeg, hou. Ja ma loodan, et siis selle tiheda jõulugraafiku ja verivorstide ja sültide vahele jõuate meie osa ka korraks käima panna, ongi hea vahepeal sirutada, on ju söömisest veits puhata ja siis teeme sihukese mõnusa jõulueri siin, et suud muigele ja siis, et uuesti jälle kõht tühjaks läheks ja saate oma pidustustega jätkata. Aga väits teistsugune külaline mul täna, selles mõttes, et pole ju aktiivne mängija enam ja kui me rääkisin esimeses saates, et valime mängijaid siia, mitte mängijaid siis või üldse külalisi läbi Kalev Cramo prillide, siis võin garanteerida, et tegelikult Madis Soodla mängis ka kunagi Kalev Cramos, kuigi te võib-olla platsilt teda nii palju ei mäleta. Seal lihtsal põhjusel, et ma pean siin alustama kohe niimoodi kerge torkega, et 18-19 aasta keskmiselt, kui sa mängisid viimati Kalev Cramo eest, siis olid sul 0,3 punkti ja 1,9 lauda, nii et meeskonna osa ta siiski oli, aga jätkuvalt ikkagi uhke organisatsiooni oli meie organisatsiooni liige ja eks ta nüüd siin sellepärast ka on, et annab meile siis natuke võib-olla enda seda sissevaadet, kuidas omal ajal tehti asju ja nüüd ta ju on juba hoopis teise ala peal, aga siiski korvpalliga väga tihedalt seotud, nii et ma loodan, et tuleb süke lõbus tunnike. Tere, Madis! Tere! Tore on sind näha siin, müts peas ilusti. Sa lasid mul veel valida ka, et kas ma saan rohelise või valge, siis mulle mõtlesin, mul see valge sobib nagu veidi paremini, aga ma just mõtlesin seda, et see 0,0 punkti või 0,3 punkti, et siis ma mõtlesin, et et seegi tuli, et vähemalt mingigi kord nendest aegadest, et ma vaatasin ka huvi pärast üks päev seda statistikat, et see oligi mingi 5 minutit keskmiselt, aga no ma arvan, et me nende jutude juurde ka nagu jõuame, et mis seal kõik Cramos oli ja nii edasi. Aga kuna on süke kingituste jagamise aeg, jõuluaeg, siis ma pean küsima, et kas sa oled see aasta hea laps olnud? Ma ei tea, ma loodan küll ja alati on see, et tahaks ju alati kinke saada ja nii edasi, aga päkapikud mul veel käinud ei ole, et see kalender on üleval, aga ma eriti siuke magusasõber ei ole, aga ma loodan küll, et ma olen hea laps olnud, et ma arvan, kindlasti on neid inimesi, kes ka räägivad võib-olla vastupidist, aga no ma arvan, et 1 või 2 kinki olen ikka äkki väärt. Mitte muidugi sinu poolt, aga ma ei tea, keegi ikka võib-olla teeb need. Ei no vaatame, kui me täna hästi läheb, siis võib-olla teen sulle mingi kingituse ka. Aga eks neid, ütleme siis moodsas keeles, eks neid heitereid on alati ja samas ju ma arvan, ka see on normaalne, et sa ise alati ütled või kõik siis, et proovid ikkagi olla järgmine aasta veel parem. Alati peab olema nagu see ambitsioon areneda. Ma usun, et siuke kohapeal seis on mandumine aga arengust siis edasi minnes, kui ma võtan sellest sõnast kinni, et proovime siis teha siukse ülevaatliku sõidu läbi sinu senise elu, kuidas sa oled arenenud välja, nüüd jõudnud siis kommentaatoriks, aga et alguses ju tegelikult sa alustasid, ütleme kommenteerimisest siis ikkagi suhteliselt kaugelt, et enne kui sa, või mis enne, tähendab kooli ja ma tean sind juba ammu, on ju. Rimmis, ma olin Audentes, siis Madis sai Rimmis, tegime üksteise vastu kossu ja siis spordigümnaasiumis on ja noortekoondised, nii et sellist ühist tausta nagu jagub, aga lisaks sellele, et sa olid tubli ja usin kossupoiss, siis sa tegelikult ju mingi hetk üritasid oma pidude impeeriumi üles ehitada. Jah, see oli siuke huvitav aeg, et mul oli nagu lapsepõlves kuidagi see, et meie peres nagu mingit taskuraha või sellist väga ei olnud, et võib-olla see oli vist oli ja see oli mingi 60 eurot, on ju.
noh, see on 2 eurot päev, eks ole, et noh, vanasti võib-olla keegi oleks öelnud, et 2 eurost saab küll ja veel, on ju. Aga noh, täna saab pealt 60 eurot, noh, viid pruudi, viid Vapianosse ja siis võib-olla saad kinopiletit ka, et noh, tegelikult see 60 eurot on täitsa nagu minimaalne ja siis minu nagu aju hakkas nagu mõtlema nii, et kuidas siis nagu seda raha nagu teenida, et mis ma pean nagu tegema, et ma siis seal ühikas saan ka mingisuguse batoonikese osta, et noh, kui ma seda isale rääkisin, see 60 eurot on vähe, siis ta ütles, et mõni ei saa mitte midagi, vaata, ja siis ma mõtlesin ka selle peale, et okei, et noh, et okei, fair point, et vähemalt midagigi, aga ja, et ma arvan, et see idee, kus see hakkaski see pidust, nii-öelda see 16+ pidude tegemine hakkaski sellest peale, et noh, see oli kindlasti väga lahe võimalus, kui sa said seda teha ja teiseks oligi see, et ju taskuraha tahtsid ka ju teenida, et käid seal Vapianos ja kinos käid ära, siis see 60 on otsas ja ülejäänud kuu sellega üks naljakas lugu, et ma olin Taavi Urkatammega 2 aastat Audentese spordigümnaasiumis ühes toas ja tal oli nii tore ema, kes tegi võileibu talle. Aga mul see kõht oli nii tühi ja siis ma vahepeal nagu võtsin tema tagant neid võileibu ja siis ta sai päris kurjaks mu peale. Taavi sai kurjaks, ma mõtlesin, et ta ei öelnud midagi. Ei, ta ei öelnudki midagi, ta oli nagu, noh, tegi niisugust kurja nägu, et Taavi nagu, ta nagu hoidis väga tagasi ennast. Ja siis mulle meeldis see lahendus, et mitte Taavi nagu ei peitnud neid võileibu ära, vaid see lahendus oli selline, et ema tegi nagu topeltportsu järgmiseks korraks. Et ma olen seda sisimas alati nagu seda Taavi pere hoolivust nagu nii kiitnud, nii isa osas ja ema osas, et nad on nii hoolivad ja nii edasi, et see on nagu nii tore, et see näeb nii armas välja, et lõpuks siis jah, et Taavi võileibud sõin ära, aga ja, sa tõid selle pidude asja, et see tõesti oli nagu sõbraga koos, Anders Koorik on ta nimi, kes tegelikult ka tegeleb tänasel päeval ju igal pool kinnisvaraga ja Dubais ja nii edasi, aga siis tekkis mingi idee ja tegi mingi 16+ üritusi, et see oli mingil määral lahe ka ja siis ma mäletan ükskord oli meil niimoodi, et neljapäeval me tegime mingisuguse peo ja siis reedel oli Audentese spordigümnaasiumil oli räpinas mäng, on ju. Ja siis seal päris paljud nagu Audentese poisid käisid nagu sellel peol ja siis öösel hakkas neid meile tulema, et kõik poisid on haiged järsku ja vaata. Ja siis lõpuks tuli välja, et see pidu oli neljapäev ja sinna räpina bussi peale läks võib-olla 6 kutti ja see tõmmati päris hullult teemaks nagu, et miks see nii oli, et võib-olla sellist asja ei oleks pidanud tohtinud juhtuma, aga juhtus ja see oli siuke omapärane värk, et see lihtsalt pärast oli nagu naljakas vaadata neid meile, mis kõik kutid nagu välja mõtlesid, et mis nende probleem on ja et miks nad ei jõua ja kuidas nad haiged on. Ja räägid siin väga ilmekalt sellest ja mul tuleb endale ka see aeg ju hästi meelde. Et kõigepealt siis täname Taavi ema ka, et sa ikkagi Madise kõhu täis hoidsid. et tolleaegne, nüüd on vist Audentes juba need toidud paremaks läinud, on ju, või noh, mitte on. Mingi nad proovis ka mingisugust majuspala nagu teha, mis tegelikult oli väga hea, aga noh, et nad ja ma korra segan kiirelt vahel, et see oligi nagu selline teema, et asi ei olnud nagu seal oli mingisugune leping, mis näeb nagu ette, et siuke raha on toidu jaoks ja seda siis nagu muuta ei saa ja siis mingi hetk lihtsalt seda lepingut siis värskendati ja siis ma eeldan, et seal Audentes need nii-öelda mitte, et nagu toidud oleks halvad, lihtsalt ma arvan, et sportlane peakski võib-olla 5 korda päevas sööma, et 3 siis põhikorda ja 2 mingit väikest korda, aga lõpuks need 2 korda ka mõeldi välja, et lõpuks oli nagu väga tore. Ja nüüd on see kvaliteet ka ikkagi oluliselt tõusnud, olen seal paar korda nii-öelda suviti söömas käinud koondise ajal, aga ja, et kõhud võisid tühjaks jääda ja siis mõlemad kleenukesed poisid ka ju tegelikult, Taavi, Madis, Madis nüüd juba jälle natukene kleenukas, vahepeal ta nii kleenuk enam ei olnud, aga kooli ajal ikkagi oli üsna läbipaistev, nii et aitäh Taavi ema veel kord, et hoidsid ikkagi kõhud täis, siis see veel, et jah, et Sander, kes ei teha, siis sündinud ärimees on ju, hea sõber, kes ei ole näinud, siis soovitan minna vaata Sandersi Instagrami ja minu meelest see on kõige paremas
see on heas ma ütlen seda heas mõttes, ta on kõige vaimukam kinnisvaramaakler, et nagu nende videote vaatamine on kindlasti tal on see vene aktsent ka natuke ja siis see, kuidas need õlad liiguvad ja siis ta nagu omamoodi kujutanud hästi tark ja tal on see huumor ka nagu väga hea, et need, kes on neid näinud, need teavad, et selles suhtes, et Sanders on jah sihuke täielik, ma arvan, et sihukest ärimeest ma ei tea, et noh, täitsa nagu päris elulugu ei hakka ette rääkima, aga ma arvan, et siis see lühidalt võib-olla Sandersi puhul see, et ta lihtsalt õigel ajal avastas selle kinnisvaramaailma, kus tegelikult sa ostsid näiteks korteri paberi põhjal, kus need hinnad kõik buumis, sa ostsidki 100 000 ja lõpuks, kui see valmis sai, siis see maksis 200 000 ja kui sa iga korteri pealt 100 000 tasku paned, noh siis see on väga tore ja noh, õigel ajal õiges kohas siis ütleme nagu niimoodi. Seda peab ka oskama, aga jaa, see pidude juurde, et noh, eks tänu sellele nii mina kui ka mõningad veel meie aastaga kui poisid, et ma arvan, need olidki sellised meie esimesed pidudel käimiskogemused, et me tegime need koos need lollused alguses läbi, aga noh, teisalt ongi see, et küll noor inimene ikka leiab selle koha, et kui ta tahab minna, siis ta läheb, on ju, lihtsalt sa täitsid turul selle tühimiku ja sa lihtsalt nagu ütleme, tänu sinule me siis saime tasuta sisse ja nii, et ei, see mõttes oli lahe kogemus, aga Kossu juurde tagasi tulles, siis sa alustasid Rimmist, on ju? Sa mängisid ka ainult Rimmist noorteklubide mõttes. Ja seal oli sul vist Rainbock treener või? Rainbock oli treener ja ma ei tea, kuidagi sobis see kõik nagu, et mind on ka nagu mitu korda Audentesesse kutsutud, ma ei mäleta, kas treeneri poolt või mängijad ütles, et tule, aga teil seal Audenteses oli nii kõva punt, et nagu noh, ma näen tänasel päeval ja ka et nägin, et tõesti nagu mõttetu tulla, et kui teil on juba seal 6-7 kutti koos, ega lõpuks ju sealt on päris mitu Eesti koondislast välja tulnud. Okei, vist, ma ei tea, Kullamäe vist teiega koos väga ei mänginud, sest on ju 2 aastat noorem, eks sul on mingi hetk võib-olla. Mingi hetk ta mängis ikkagi, jah. Ja, aga see punt ju teil oligi selline, et ma eeldan, et olitegi vist pea iga aasta Eesti meistrid aga jah, et Rimmist see hakkas kõik peale ja Rainbock oli seal treener. Jah, noh, selles niimoodi teid nahutasime me ikka korralikult, et teil seal väga... Meil ei olnud variantigi teie vastu. Ei, aga sa olid tublina, sa tegid omad ära, aga lihtsalt siuke üleüldine tasemevahe oli ikkagi sees, aga see lahest tublit asja ja siis mõtlengi, et kas see spordigümnaasium tuli siis... Ei, see meie käisid Eiblites ka vahepeal, on ju? Paaris Eiblis käisime jah, et Songe seal kutsus ja minu arust see oli kõik väga tore ja ma arvan, et noh, kui keegi sind kutsub nii-öelda kuskile, siis on ikka tore. Aga siis oligi, ütleme siis järgmine ajastu või see, et spordigümnaasium, mis sa nagu sellele tagasi vaadates, kuidas sa... Eks on neid omasi, ütleme, raskusi siis pehmelt. Seal oli kõvasti. Tead, ma mõtlengi, et kui ma mõtlen nagu selle eluperioodi peale, siis ma mõtlen, kui nagu raske, see oli, ma juba rääkisin sellest toidust ka nii edasi, aga ma arvan, et see lõpuks ikkagi jääb nagu selle taha, et võib-olla see minu mentaalne pool siis ei olnudki nagu sellega harjunud ja ma arvan, tänasel päeval ei oleks see, et ikkagi sa käid, palju meil neid trenni oli, 8 trenni nädalas, kool ka veel otsa, et ma ütlen ausalt, minu vaimne, too hetk see vaimne, see hoiak, see mul ei pidanud ikkagi sellele vastu. Lõpuks ma küll selle Audentese nagu lõpetasin, see on kindlasti väga hea kogemus seal olus. Ja ma näiteks kiidan ka näiteks Indrek Visnaput, kes oli seal treener, ma arvan, et tema andis elule väga palju kaasa. Visnapuu on väga palju mind kiitnud, et palliplatsil on kõik korras, palliplatsilt teemal on niisugune ligadi-logad, et seal oli ju nii-öelda ühikas ja seal oli kool ka, et ma tõesti, ma arvan, et see kool nagu ei ole tõesti vist minu jaoks, et ma arvan, et mul on lihtsalt seal nagu keskendum. Ma tunnen, et mul on siuke asi, et kui õpetaja midagi räägib, siis mul, ma mõtlen üldse millegi muu peale, et tänasel päeval võib-olla seal on mingi juba need... Ma mõtlen ka, et see on võib-olla, sa kirjeldad juba mingit diagnoosi, vaata tänapäeval on populaarne, mis on ATH ja see, et... Ja, aga too hetk nagu täitsa nagu
õpeta midagi räägib, siis mõtled üldse, et kuule, pärast saaks rulaga sõita või mingi too, et ei sõitnud rulaga, aga juba mõtted olid kuskil nagu. Mõtlesid, kus pidu korrad? Võib-olla tõesti, et see oli, aga samas see Audenteses nagu see korvpall kui selline, see oli nagu 100% minu hinges, et korvpalli osas ma ei tundnud niimoodi, et see oleks nagu üle jõu käinud või niimoodi, et lihtsalt see kõik nagu koos, et mina oma last Audentesesse ei paneks, kui ma näeks, et ta ei ole selleks valmis, aga see on väga hea superkogemus tegelikult, mis eluks ikkagi siin nagu paneb sind ikkagi valmis, et see oli päris ränk pauk mulle ja väga valusad nagu aastad. Sul läks vist tegelikult siis aastake kauem kui teistel või? Ja, et ka seal juhtus ka koolis probleeme ja ma pidin seal ju 10. klassi nagu uuesti tegema, aga ja siis ma olen ka nagu mõelnud selle peale, et kui juba sul nagu mingid probleemid on ja ma ütlengi, et ma räägin, et mentaalselt täiesti läbikukkumine ja täitsa nagu nii raske aeg, et ma ei tea, kas see on siis puberteet või mis see oli, et see oli 10 aastat tagasi, aga lõpuks jah, et ütlemegi nii, et kui ma nüüd mõtlen, et kas ma järgmised aastad midagi tegin teistmoodi või midagi muutus, siis ei teinud, et natuke olid nutikam lihtsalt, et kuidas nagu need mingid hinded 3 peale hoida, et see nagu kõik ära teha ja lõpuks ju nii-öelda Audentese ma ju lõpetasin ka, aga jah, et see oli jah siuke karm aeg, et ma ei ole, keegi ei ole nagu mulle, kui ma olen nagu inimestega rääkinud, kes seal Audentses on käis, siis keegi nagu sellist tagasisidet mulle ei ole nagu andnud, et issand jumal, et kui ei tea, kuidas ikka seal hakkama saada, aga võib-olla see ongi mingi minu probleem, et millega mina siis nagu, või see oli nii raske minu jaoks. Ei no selles mõttes ma arvan, et tead ise ka vaata, et mitte üks, aga legendaarsed mehed on öelnud, et mitut jumalat ei saa korraga teenida, vaata. Et sa lihtsalt seda kooli jumalat ei teeninud, sa teenid. Selles mõttes ma olen suga nõus, et nagu Kossuplatsil ja trennisaalis sa nagu järeleandmisi ei teinud, et seal said alati nagu kohal ja pingutasid ja kõik see, nii palju kui ma mäletan, nagu, et see oli tõesti sul ausalt paigas, aga jah, et eks võib-olla need muud huvid ja see kool lihtsalt ei andnud sulle võib-olla piisavalt stiimulit, ei olnud põnev su jaoks, vaata, aga selles mõttes sa oled alati olnud hästi nutikas, et nagu sa saad kiida lolli, vaata. Loll teeb. Et sa saad elus hakkama ju, selles mõttes. Ja tegelikult ma olen ka nagu hästi palju seda rääkinud, et kui tegelikult mõelda ju nagu sinu selle nagu kooli peale, siis oli lihtsalt see, et sul oli koolis oli kõik super ja ma ei tea, trennis oskad ise nagu paremini öelda, et ma kindlasti ütle, et sa mingi viilisid seal või midagi nagu pärast on ka mingi välja tulnud, aga see, et Viisna otsustas lihtsalt ju sul nii-öelda ju eemale panna sealt, et ja siis pärast veel tagasi kutsuda, eks ole, et tegelikult mõtled ikka, et tule taevas appi. Siin istuvad mõlemad, kelle jaoks ütleme 3-aastane gümnaasiumi periood ei olnud, siis ei olnud nagu lihtne. Ei, nüüd, kui ma nagu nüüd tagant järgi 10 aastat hiljem ma saan öelda, et see oli mu jaoks hea. Ilmselgelt võib-olla või selles hetkes ma ei näinud mitte kuidagi moodi, et see minu jaoks oli hea ja kindlasti tundsin, et tehakse liiga ja nii edasi, aga kas see oli õige otsus, see hetk raske öelda, aga lõppkokkuvõttes ma arvan... Sa mõtled õige otsus? See, et mind ära saati. Viisna poolt, okei. Ja, et kas see nagu tolles hetkes oli õige otsus? Praegu ma lihtsalt tean, et see kuidagi ülejäänud rada või trajektoor, mis siis nagu tekkis minu saamisel, ma ei tea, ütleme siis kas või korvpalluriks, et ta võib-olla andis mingi lisamotivatsiooni, lisatõuke, et lõppkokkuvõttes kukkus kõik hästi välja. Et lihtsalt minu, ma ei tea, mis ma olin, 17 on ju võib-olla või, et minu lihtsalt 17-aastase Gregori jaoks ilmselgelt see on nagu raske põnts, aga lõppkokkuvõttes saab öelda, et kõik kukkus nagu hästi välja. Et jah, see aga ma mõtlen, et kui see nagu sa läksid ära, sa vahetasid kooli ja siis sul see sama kool jäi edasi, aga sa tegid meiega trenni, et kui ta sind tagasi kutsus, ma ei tea, mis sinu nagu reaktsioon on, et kas sa olid nagu üllatunud või ja ma ei teagi, et kas sa olid nagu, et oh jah, et ma kohe tulen või ma ei tea, mis see tunne sul nagu too hetk siis sees oli? Ei eks ma mõnes mõttes kuidagi natuke võib-olla ootsin seda, samas kui see, ma ei tea, kõne või see jutuajamine oli, et siis eks ma alguses suhtusin sellesse ikkagi sihukese skepsisega, kuna nüüd ma sain aru, et ma olen selles positsioonis, kus tal on mind vaja nagu, et jah, et mul oli ka seda meistriliiga väljundit too hetk vaja.
aga noh, ma ikkagi suutsin kuidagi anda oma mingi tingimuse ja selleks oli siis see, et ma ei tule kooli tagasi. Et sellepärast, et nagu ma just sinu pärast ma vahetasin kooli, on ju, pidin oma kooli tagasi minema, olin 1 aasta nüüd seal ja ma tulen uuesti siia, et noh, see solgutamine, see ei ole normaalne, vaata. Ja noh, õnneks läks nii, et ma sain oma siis selle oma kooliga kokkuleppele, on ju, et ma saangi teha põhimõtteliselt oma programmi järgi ja siis lihtsalt käisingi lihtsalt teiega trennis, vaata. Et ma ei puudunud kuskilt, on ju, ma olin hommikustrennid ka kohal ja nii edasi, et eks see ütleme, minu jaoks ka see 12. õppimine kindlasti tahaplaanile jäi, on ju, 100 muud üritust ka veel seal koolis ja oligi siuke noh, näpu püsti lahe elu, on ju, aga noh, vähemalt sai selle gümnaasiumi lõpetatud ja nüüd nagu nüüd hiljem käies ülikoolis ma ikkagi saan aru, et ma suudan õppida ka, kui vaja on, aga noh, see... Mul tuli nagu üks asi veel meelde, et noh, sa oled ka hästi, nüüd tuleb nii loomulikust intelligentsist see koolivärk, et noh, mõnel on niimoodi, et noh, põhimõtteliselt ei pea kohal ka käima, saad ikka nagu oma asjadega hakkama ja siis mul tuli meelde, ma käisin, vaata, 1.–9. klassi käisin nagu Rocca al Mares kodu kõrval, on ju, ja siis mul oli seal üks geograafiaõpetaja Marek Nisumaa ja siis ta vaatas mulle otsa, et tead, mul Tanel Sokk magas siin esipingis kogu aeg ja tead, miks ma lubasin seda või? Sest ta tegi kõik tööd 5 peale. Sina ei tohi üheski tunnist puududa ja sa pead kõik asjad kaasa tegema ja siis ma mõtlesin kogu aeg selle peale, et sealt see võib-olla kõik hakkas juba peale, kuidas juba öelda, et jaa, Tanel Sokk siin magas ja nii targad poisid, et ma arvan, mõned ongi nagu siuksed, kes veavadki nagu, kellel on võib-olla see nagu helgem pea mingis osas, on ju, et see on lihtsalt... No samas ma ütlen, tegelikult sa olid alati siukse hea jutuga, et noh, lõppkokkuvõttes sa said oma asjad välja räägitud, on ju, et välja vabandatud või nii edasi, et ma arvan, isegi kui õpetajad olid suga karmid, siis tegelikult hinges sa neile ikkagi noh, nagu meeldisid. Kõik olid, pigem ütlen, see oli väga õiglane kõik, et seal ju direktor Priit Tilver oli isegi nagu kuidagi väga vastutulelik iga asja osas, et ma pigem kedagi teist ma küll nagu süüdistama ei hakka peale iseenda, et see oli puhas nagu oma asi, aga no nagu ma ütlesin, et elu õpetab ja küll nagu noh, nõnda küll läheb paremaks ja annab sulle mingisuguse tõukelus. Aga noh, kui me räägime nüüd selle meeskonna osas, mis meil seal oli, noh, kui ma käisin seal 12. siis ka, on ju, mängisime seda meistriliigat ja siis kas sa ei mõtle nii, et tagasi vaadates, kurat, et see oli ikkagi päris, noh, ütleme vinge punt. Ma ei tea, kui palju sa praegu nagu nüüd järgnevatel hiljem oled Audentese eluoluga kursis olnud, aga noh, kas sa arvad, et see meistriliiga oli selles mõttes meie jaoks õige ja võib-olla praegu ei olekski nagu nende noorte jaoks nagu aus väljund selles mõttes, et noh, et ei ole päris see kõige tugevam tuumik koos või mis sa nagu, sellepärast noh, ma lihtsalt mõtlen selle aastaga peale, kes meil oli ju tegelikult noh, üli andekas punt. Ja ei, absoluutselt, ega meil olid ju Raiest ja Kullamäe, kes vist mängisid aasta 2 ja siis nad läksid minema. Kui me alustasime ju 10. klassis, on ju, siis seda meistriliigat kohe ei olnud ja siis ta tuli järgmine aasta, on ju. Ja lõpuks ma mõtlengi, et see, et ma nagu käisin koolis aasta kauem, ma arvan, see oligi tegelikult väga hea, sest siis see meistriliiga oli alles ja otseselt kuhugi nagu kiiret ei olnud, aga see punt kui selline, see oli nagu väga vinge ja mina nagu väga nautisin seda, sest ma tegelikult ma olen neid keskmise numbreid ka vaadanud, oligi mingi 12 punkti, 11 punkti ja oligi too hetk oli nagu Visna oli nii raamidesse mu surunud, aga see sobis mulle nii hästi ja ma kuidagi leidsin oma rolli ja pluss veel see punt kui selline oligi väga super vinge ja polegi midagi nagu öelda, et ma arvan, et see, mis me panime 16-aastaselt meistriliigat, on ju, et see oli nagu väga super luks, et seal midagi ei ole küll öelda, et ma arvan, et väga hea, aga noh, sa juba korra mainisid ära, et tänasel päeval mulle tundubki, et see nii-öelda see välismaa minek on siis nagu nii number 1, et tegelikult ma ei tea, mul ei ole seda mingit statistikat ees, palju reaalselt läheb siis mängijaid siis nagu välismaale, ma arvan, et see on päris suur võrreldes too ajaga ja noh, ega Raieste ja Kullamäe olidki need head näited, et nemad nagu läksidki, Trell läks ka mingi hetk, on ju, noh, kui seda oi, Trellist rääkides, kui tema seal laudes oli, noh, tal oli klouni, nina oli puudu, on ju, ta tänasel päeval ka selle sama iseloomuga, on ju, aga too hetk see koss oli ka, aga ta oli nii noor ka, kui ta tuli, on ju, ta oli 8-9 klass, no see on kõik aru saada, on ju, aga vaadates seda Trelli ja tänasel päeval, siis on natuke see nagu, see iseloom on sarnane, aga samas, noh, kossu mõttes Trell on ka kõva hüppe teinud. Ei no, eks ta Trell on lihtsalt, kossu mõttes on ta just
lihtsalt oma jutule järgi jõudnud. Jutt on käinud alati eespool, nagu kõige mõnes mõttes, noh, ta ongi siuke superstar, kogu aeg olnud, vaata. Aga nüüd on lihtsalt see, et ta noh, tegelikult mänguga nagu toetab seda juttu ka. Nagu. Aga no võib-olla, ma ei teagi, eks seda peavad ütlema toohed treenerid, aga kui sul on nagu 8. klassi poiss Trell või 9. klassi poiss, millal ta tuli, on ja me olime 2-3 aastat vahet, siis see vahe nagu peabki olema päris suur, et siis ta nagu siuke Luka Dontšitsi sugune imelaps, kes tuleb sul 13-aastaselt, mängib tab 18-aastaselt üle, need näited on kindlasti. Ja jah, nagu sa ütlesid ka, et mingi 11-12 punkti Audentes meistriliigas. Ja mis sa siis nagu enda peas mõtlesid, kui gümnaasium või lõpuks sa selle Audentese sealt lõpetatud said, et mis siis nagu edasi, kas sa oli mingeid reaalseid variante ka või mingeid ambitsioone, ütleme ka minna välismaale, kuigi siis see ei olnud nagu nii populaarne ja no praegu minnakse USA-sse, siis sa saad sealt meeletu raha. Noh, too hetk USA nagu ilmselt sellega kindlasti ei tõmmanud, aga noh, mis sul nagu see, ma ei tea, mõtted või ma ei tea, kas unistused pärast seda gümnaasiumi? Ma räägin sellega ära, et vaata, et mul oli seal mingi 11 või 10. klassi ajal oli mingisugune haigus, puukborrelioos, mis pani nagu nii haige põntsu, et põhimõtteliselt vasaku käega viskasid nagu paremini, et kui sa vaatad need Kalev Cramo fänne, on ju, need, kes seal trummi teevad, kes on väga tublid, on ju, ja kui nad tulevad viskevõistlust panema, siis ma arvan, nad too hetk oleks nagu paremini pannud. Ja siis, aga jälle ma tulen nagu selle jutu juurde, et Visna suutis ülihästi ka sellega, et mul seda viset nagu ei olnudki, noh, sa mäletad ju, keskpositsiooni ma viskasin okeilt. Keskpositsiooni ma viskasin okeilt, noh, sa ütlesid hästi iga oma vaadega, 3 ma ei visanud, eks ole. Aga siis kadus nagu see ka nagu ära, see keskpositsioon ja siis nagu viskasid nagu tellist vastu laudana. Ma ütlesin, et nagu tule taevas appi, siis kadus see natuke korvpalli motivatsioon ka ära, aga mulle meeldis, et Visnapuu suutis üli hästi nagu hoida seda, seepärast, et minu roll, ta tegi minu rolli nii lihtsaks minu jaoks, et ma ei pidanudki mõtlema, kas ma viskan või mitte, et... No surusid ainult ülevalt, said ikkagi iganädalane külaline. Ja seda ma mäletan. Aga Lenda veestlane ikkagi. Insta nimi siiamaani. Siiamaani ma vist ei muuda seda. Kes see sulle selle nime pani üldse? Kiljak vist pani, kes Tartus veab neid mänge läbi, et seal oli mingisugune Kalev 25 oli seal Saku Suurelis tänase peal Unibet Arena ja ma sain finaali ja kuidagi tuli hästi välja ka ja seal Siim-Markus Post pani sealt söötu kuskilt tribüünide pealt ja siis ma vaatan Varrak, mis kommenteeris ka seda ja siis Post pani ilge kärna, pani mingi esimene sööt ja siis Varrak seal kommenteeris, et söötele tuleb ka siin tuti teha. Aga ja ei, selles suhtes, et see hüppevärk ja see kuidagi tunnen jah, et see Jumala poolt nagu seda vasakut jalga on mulle nagu antud väga palju, et 2 jala pealt ma ei hüpanud mingi kõrgele või midagi, aga mäletan küll, et see mingi iganädalane see Delfi top 5, mida Jurtšenko seal kokku pani, et iga kord olid seal, mis oli nagu tore, et see tuli nagu välja ja Postiga me seda ju, meil oli see kombinatsioon parem tühjaks, on ju. Ja noh, 3 mängijat ühel pool, me olime 2 ühel pool, ma panin katte, lõikasin sinna rõnga kohale, Post pani iga kord söödus, tuli 2 või 3 väljuupi, siis ma tänasel päeval üks päev jäin nagu mõtlema ka, et kuidas see nagu nii hästi välja tuli, et see kaitses on nii lihtne, et üks annab nii kõvasti sügavat abi, et seda ei juhtu, on ju. Sa said aru, et said 2-30 maas, keegi viitsid kaitset enam mängida ja siis loputasidki sealt tulevad alla, et noh, okei, ma olen nõus, et mõned olid noh, sellises olukorras, kus oli vahe 5 või 10 punkti, aga lõpuks ju kõik tulid noorte vastu pigem sellise kergema. Ära mängima. Ja ära mängima, et aga noh, me mäletame ju Kalle Klandorf ju sai ka ju kaotuse meilt kätte, ma vist ise olin ka väljakul, aga vähemalt midagi nagu jäi näppude vahel. Ja. Aga ei, selles mõttes, et isegi need kaotused tegelikult ma vähemalt enda kogemust mäletan väga ei muserdanud, et see, et sai ikkagi nende meistriliiga teiste klubide vastu, suurte klubide, ütleme Tartu, Kalevi vastu mängida, siis see oli ikkagi niivõrra suurem asi nagu selle noore mängija jaoks ka, et see isegi kui said sealt 40, siis tegelikult väga ei olnud tuju nagu kurb, vaata. Aga jah, sa tõidki hästi välja, et eks ilmselt nagu meid kuigi väga tõsiselt ei võetud, nagu on ju, aga noh, selle võrra oligi võib-olla hea, et mingid individuaalsed mängijad said seal oma, ma ei tea, kas statistikat teha või ennast näidata, et noh, kindlasti too hetk sellel Audentese formaadil oli nagu suur roll ka, ma arvan, nende paljude tänapäeva või noh, nende korvpallurite elus, kes tänapäeval ikka veel seda professionaalse tasemel nagu teevad, et igal juhul hea koht. Aga siis me siis nüüd jõuamegi nagu selle Cramo juurde või kuidas sa sinna, kas see tänu sellele said
ütlemegi lihtsamini siis Gramosse, et Indrek oli sul Rainbock oli olnud. Päris palju on kusjuures küsinud seda Rainbocki teemat ja ma ei tea seda. Kindlasti see on kuidagi nagu mingil määral seotud, aga mulle jääb nagu tunne, et too hetke, näiteks sina läksid näiteks Hispaaniasse on ju, ja too hetke oli see, et ma arvan, et hästi palju mängiski rolli see, et ma olin nagu mingil määral noorte mõttes nagu pildis, nagu me rääkisime sellest top 5 ja siis teati, et see tüüp mängib ja ma olen ka mõelnud selle peale, aga lõpuks, kui ma mõtlen selle peale, et lõpuks käis muga rääkimas seal Tartu, kus oli Priit Vene, siis oli Rapla, et siis ma nagu mõtlesin, et mul on 3, 4, 5 klubi, kes nagu hoiavad mul kätt pulsil, et siis ma nagu nii palju ei mõelnud nagu selle peale, et kas see on Rainbocki käsi mängus või mitte. Aga lõpuks ju Gramol oli lihtsalt vaja mingit tüüpi sinna pingi lõppu, kes on eestlane ja kes vähegi nagu tajub korvpalli on ju. Et ma mäletan, siis oli juba see, et kus mul oligi nende visetega probleem, aga kõik muud asjad olid väga okei ja mäletan, läksin trenni ja siis Varrak ütles, et kuule, sa oskasid ju väga hästi visata, siis ma ütlesin, et ma tean, et see nii oli jah, et selle viskega nagu oli suuri probleeme, aga ma ei tea, mina ma saan aru, et nagu ma ütlesin juba teist korda, et tegelikult ma nagu olen ka kaugemalt kuulnud seda, et kas tänu Rainbockile, aga ma ei tea, et ma ütlen niimoodi, et Kalev Cramo trennis ma ei tunne kordagi seda, et ma jäin mingi hätta või midagi. Mulle tegelikult väga nagu meeldis see kõik see, mida ma nagu seal nägin ja kogesin, aga jah, ma võikski nendest asjadest nagu väga pikalt nagu rääkida, sest ju mingi hetk ju oli Kairis ka, eks ole, et see oli väga vinge aeg, see oli super aeg. Ma mõtlengi, et kui sa algus läksid, see oli Varrak või? Ja tead, ma sain, ma ei taha midagi öelda Varraku suunas kehvasti, aga ma sain šoki. Ma tulin Indrek Visnapuu trennidest, korralikud trennid, keegi viilis, sai kohe riielda, heas mõttes, ega trennis sa ei saa viilida, pole mõtet seda trenni teha, Ma läksin Varraku trenni, sealt lasid vunni rahulikult 3 pealt nagu esiliiga trenn, aga samas ma ei saa talle midagi nagu ette heita, sest nemad mängisid VTB-d ja vaata, see trenn ongi teistsugune too hetke, aga ma sain täitsa šoki, ma mõtlesin, et nagu mis asi see on, tead rahulikult mingid, tead varba pealt lay up'i ja ma olin nagu väga üllatunud ja miks ma nagu seda tänasel päeval räägin, sest kui Kairis tuli, me mängisime ka VTB-d, võt siis oli nagu täitsa teine äärmus nagu, et see oli täitsa müstiline. Selle Kairise kohta on ju, ma läksin ise Gramosse siis, kui Kairi läks minema, tuli Stelmacher, mina Kairise käe all nagu ütleme siis võib-olla pigem jumal tänatud, et mänginud, aga sellepärast, et ma olen ikka kuulnud siit, sealt ja 3. kohast neid õudusjutte, kus näiteks Kurvas ütles, et ta reaalselt nägigi unes neid trenne, et see ikkagi on meeste psüühikat nagu sügavalt mõjutanud või siis teda kardeti siis, ütleme, ma ei tea, kas siis heas või halvas mõttes nii väga, et isegi kapten Martin Torbek nagu oli ükskord vist hiljaks jäämas, siis tal tehti mingi pull, et tegelikult vist trenni veel ei käinud, aga kas äkki Keedus ja Kitsingu helisid nagu ja Martin veel sõitis trenni ja Keedus ja Kitsing helisid, et Martin, kuule, Sosina oled, Martin, kuule, meil on video, et kus sa oled? Ja siis, Martin oli jumala, hakkas higistama, et kurat, meie videos sinnes jooksis sinna Kalevisse, tegelikult trenni käinud veel, vaata, aga mehed olid lihtsalt nii kabu hirmul lihtsalt sellest, et ma arvan, sa oskad ise paremini mingit lugu siin kohe nüüd rääkida või seda sisevajat anda, et kuidas sinu vaates selle Kairisega oli, ega ta nagu sulle ka vist elu väga lihtsaks ju teinud või? Ja ei teinud sellest, aga mulle meeldis, et ainuke ta kohtles kõiki samamoodi, kes olid kullatükid, olid Arnett Moltri NBA-st tulnud ja Kristjan Kangur, on ju. Kangurile ei julgegi midagi öelda. Ja Kanguriga ta vahepeal proovis ka kasvatada, vaata seal. Siis läheb veel kaela veel pulli, vaata. Siis ei kasvata. Ja see ei tulnud nagu väga, see ei tulnud Kairisel väga välja, aga need olid siis 2 mängijat, kes ei saanud. Reggie Lins oli selline, ta sai kogu aeg. Ta sai nagu kogu aeg ja see oli ikkagi niimoodi, et kõiki koheldi nagu mopiharja põhimõtteliselt. See on täitsa nagu täitsa plekka. Mul oli nagu täitsa lahe nagu vaadata seda kõike kõrvat. Mul oli täitsa kama kõik, kuidas ta nagu, sest see oli nii lahe kogemus ja meeskond ju mängis nagu hästi, vaata. Et seal on nagu nii palju neid nagu lugusid rääkida, kes meil kõik seal nagu olid, need NBA mehed, Vroutenid ja Multrid ja mulle meeldibki just selle Cramo puhul see, et kui ma nagu seal olin, siis see eelarve oli meil väga suur, et meil ikkagi
ikkagi mängisid seal nagu NBA mehed, on ju, kellelt oli nagu nii lahe vaadata, mida nad nagu väljakul teevad, et siis sa said aru, miks nad NBA-s on ja siis sa said ka aru, et okei, Madis, et sul sinna kossu ei ole nagu väga hästi, et sa võid seal meistriga tasemel mängida, aga see, mida nad nagu tegid ja Tony Vroten, kes tegi NBA-s ka suuri numbreid, okei, siis ta oli see põlvevigastus. Tüüp tuli trenni, pani siukseid maasikad, et 3 venda said pikki pead palliga, sest nad ei olnud harjunud. Näiteks võtame Siim-Markus Posti, kes on Eesti mõistes väga hea söötja, on ju. Noh, Vroten pani 3 korda paremaid ja keegi ei osanud isegi oodata. Seal pall tuli vastu pead lihtsalt ja siis järgmine kord nagu olid juba nagu valmis selleks, mis seal nagu kõik tuleb ja Kairisega oli väga lihtne, et kui oli 10 meest trennis, siis väljakule, noh, kui mina olin siis 11, siis väljakul ei saanud, nad mängisid 5-5 ja kui mina olin 10 mängija, siis ma olin terve aeg platsil ja ma ei ütle seda, et mul ei tulnud välja või trenn pidi sellepärast nagu kuidagi kehvem olema, aga samas, kui ma teadsin trendi, ma lugesin juba kokku, et palju meid on ja siis ma vaatasin, ma olen 11, mulle sobis see ja kui ma nägin, et ma olin 10, mulle sobis see ka, sest siis ma teadsin, ma ei pea nagu väljaku kõrvalt seda vaatama, et mulle sobisid mõlemad variandid, see, kus sa seal istud vaikselt kõrvalt, räägid Priiduga juttu ja vaatad, kuidas teised saavad sõimata ainult ja siis ise teed seal Priiduga nalja, on ju. See ka sobis ja kui sa olid väljakul, mulle sobis ka see ka ideaalselt, et siis sa saidki kogu aeg trenni juures olla ja kõik oli super. No. Aga kas see vastab siis tõele, et kui sa, ütleme, olid seal 10 mees on ja 11 siis. Või no isegi kui sa 10 said, kui sa väljakule said isegi vaata. Yeah. Kas siis oli nii, et Kairis ei lubanud sul visata või? Et ma kuskilt siin kuulsin, et Kairis võttis palli käest ära, ütles, et sina ära viska nagu lapselt kommi võttis ära. See oli jah päris nagu kehv hetkest. Ma tunnen nagu tänasel päeval ka, et noh, tänasel päeval ma ju käin ka ikkagi 2-3 korda nädalas korvpallitrennis, et see vise ikkagi oli, ma arvan, väga palju mentaalselt ka nagu kinni sul on ju. Ja siis, kui see nagu Kairis su nagu läbi ka sõimab, vaata, siis sa noh, tead seal tudisedki, värisedki ja siis võib-olla viskad 2 meetri pealt isegi palli rõngast mööda on ju. Aga ja need olid asjad, me oleme nagu nalja teinud ka seal omavahel, et umbes, et kui on nagu 2 korvi ja siis on see 3. korv, siis kõik ütlesid, et see on Madise korv, et siis ma nagu olin oma ette ja ma nagu ma ütlen, mulle nagu täiesti sobis see ja eks see nagu väga õpetlik aeg, aga nagu kui ma võrdlengi näiteks seda, ma ei tea, mingi Audentese spordigümnaasium, kus oli kool, siis see oli nagu hästi raske, see Cramo aastad olid ka rasked, noh, selles suhtes, et kõik said riielda ja see oli nagu uus šokk, aga samast pärast vaatad, issand, kui hea kogemus sul eluks, et see vaade, mida Kairis korvpalli tõi, see oli täitsa nagu uskumatu, millele nagu tema nagu rõhku pani, et tüüp tuli esimest korda trenni, pani meid hakkas laulma panema, sellepärast, et kõige tähtsam on nagu suuga rääkimine, et kõik teevad kõva häält, on ju, noh, Kurbas tänasel päeval, kes on ka jutukaks hakanud, noh, kujutad ette, ta seal istus, noh, ta ei tulnud midagi välja. Ja laulsitegi või? Ja et see ongi nagu see, et nagu öeldakse, et kunagi Raul Suurorg oli keskmängija, kes tegi jutuga kõik töö ära, nüüd ma saingi aru, et väljakul see kommunikatsioon on ka ikkagi väga, väga tähtis, et ja seda ta tõi sinna ja lõpuks rivistas mehed ritta ja kõik pidid seal umbes nagu kõva häält tegema. Te vist tegite isegi mingit sellist ründevea võtmist trilli või? Ja seal oli igasuguseid asju ja mul tuli üks lugu meelde, kus me olime kuskil VTB reisil ja siis oli 6 hommikul oli ja ma istun nagu lauas, vaata, tagasi lendan on ja siis kangur tuleb nagu õlle ja vesi näpus, vaata, ja paneb selle õlle ma ette, ütleb, Madis, ma ei ole nii kehva korvpallit näinud, et ma teen sulle õlle välja, ise istub veega maha ja siis samal ajal, kui see õlle mul on ees seal, siis Kairis kõnnib mööda ja vaatab. Ja siis mul oli nagu nii piinlik tunne, et noor mängija, kes ei saa minutitki väljakule ja siis ta joob seda kell 6 hommikul, joob sinna seal lennujaamas seda nagu õlut, vaata, ja siis, aga mina seda ise ei ostnud, aga siis ma mõtlesin pärast, et täitsa kama kõik, et ega hullemaks ei lähe lihtsalt, aga see on jah siuke huvitav lugu. Aga see, et vaata, reisidel ikka on nii, et pärast mängu on ju, et satsi värk, et kõige noorem saadakse poodi nagu limpsi või kalja astma, on ju. Et ma olen kuulnud, et sa võid nüüd parandada või ümber lükata. Kas oli nii, et teadagi värk, kui sa kuskil kaugel VTB reisil olid, on ja ise ei käinud, eks.
seal oli ju noh, kui sa talvekuul sattusid, siis seal oli ikkagi kurat nii külm, et ja et kotid ära ei külmunud on ju, et sind saadeti nagu poodi, aga õues oli nii külm, et sa ei jõudnudki poodi või? Ostsid alt lobist hoopis või? Ei, ma ei mäletagi sihukest asja, aga kui sa seda nagu ütled, siis ma mäletan küll, et kuskil Veteberreisil, mis need Venemaa riigid seal kõik on, -40 oli vist väljas või midagi sihukest, aga samas, kui see ülesanne nagu kätte anti, siis sa sisimast tundsid, et sul on nagu mingi kasu ka. Said mingi rolli nüüd. Ja mingi rolli on ju, et sa saad meeskonda aidata, endal on ka pärast tore seal juttu rääkida meestega ja muidu lihtsalt nagu logeled kaasas või oled kaasas, sest sa ju kuidagi ei saa ju nagu aidata, aga tead, midagi nagu tuleb, aga midagi ei tule ka ette, et kas ma sinna ei jõudnud või mitte, aga ma ei tea, võis selline asi ka olla, et see pood oli kinni ja reaalselt pidi kuskilt mujalt ostma, aga eks need reisid olid ka väga lahedad ja toredad selles suhtes, et sihuke satsivärk ja sõidad, tead ise, et väljakul ei saa, aga oled nagu poissmees ja mis sul nagu elus nagu paremat teha on, et mul tuleb kusjuures ükskord meelde, see oli teine aasta, siis oli muidugi nagu juba eluaaslane ka tekkinud, vaata. Ja siis oli see koht, kus Siobhan Lewis pani kellegile seal triobeti võistkonnas pani lõuga seal, kus Kambala mängis ja nii edasi. Pinetele. Ja Nordis oli mäng ja siis järgmine mäng registreeriti Kambala sinna võistkonda, vaata, see oli vist triobeti võistkond või mis asi see oli. Ja siis Lewist meelega nagu kaasa ei võetud, et kõik arvas, et see Kambala tuleb talle seal mängul kallale, vaata, aga siis nagu, ma ei tea, mulle ei öeldud, et mind tahetakse võib-olla kaasa võtta, aga ma mäletan nagu seda, et hommikul ma mäletan Kaarel Sibul mulle helistas ja ma sain aru, et Lewist vist ei võetagi nüüd kaasa. Aga ma teadsin, et see on 5-päevane trip ja siis ma panin selle telefoni lihtsalt hääletu peale ja ma magasin edasi. Ja siis, kui Sibul kirjutas mulle, et buss on nüüd lahkunud, vaata, siis ma olin, jumal tänatud, et võib-olla mingi hetk oli see, kus need reisid olid nagu lahedad ja mingi hetk oli siuke, et tegelikult sa ei tahtnudki nagu kaasa minna, et see oli juba nagu päris raske, aga oleks mul keegi nagu päev varem öelnud, et Madis 9:00 homme buss, siis ma oleks ilmselgelt kohal olnud, vaata. Aga ma mõtlesin, et seal ei ole väga nagu vahet, kas ma lähen või mitte, et ma nagu ei tundnud, et ma mingi satsi alt vean selles osas, aga see on lihtsalt meeles. See oli ja pärast minu mõttes see Kambala loputas ta seal veel mingi tabeli, isegi polnud mänginud mitu aastat, aga 20 punni oli midagi sellist, ma kuidagi nagu mäletan, aga see oli hea üritus, jah. Põhimõtteliselt nagu reklaamiti nagu boksimatsi seda võõrste mängu, et ma ise vist olin Tartusse, aga ma mäletan seda hästi, jah. Ja aga nagu need suured nimed, ütleme, kes siin Graamos olid, et kas sa nagu, kas neid oli, sa ütlesid, neid oli lahe kõrvalt vaadata, aga kas nad olid nagu selle keskkonna jaoks või selle meeskonna jaoks siin siis nagu natuke liiga suured karakterid ka või? Oli neid nagu raske hallata, sest eks ma arvan mingid, selles mõttes, et tihti on ju see, et sihukese kaliibriga mängijad ei satu meile siia, kui neil ei ole mingit, ütleme kerget viga küljes või üldiselt on see suhtumine. Ja kuskil on kala sees, jah. Kuskil on mingi kala sees, et kurat, sa ei tuleks siia või all due respect, et sa ei tuleks siia Kalevisse, kui sul ei ole kuskil midagi nihusti läinud, et mingi maine käib kaasas nendega. No NBA mehed Arnett Moultrie ja siis oligi Tony Broughton, et Moultrie oli nagu sihuke, tema nagu sai elust väga hästi aru ja tal nagu kõik nagu elus väga hästi toimis, et temaga oli nagu muret. Et oskab vetsus käia nagu normaalne inimene ja nii edasi, aga see Tony Broughton, vaatad küll, et mis ta oli, ma ei tea, mis ta oli 28 too hetk või ma ei mäleta, eks ole, täpselt, mis ta oli, aga tule taevas appi, mõtled, et nagu inimesel on nagu niimoodi, et kui väljas on -5, sa kujuta ette, et ta tuleb sussiga, tuleb trenni ja vaata tänasel päeval naistel on need mingid ugid, mis on vähe kõrgemad nagu need sussid, siis see oli niimoodi vanaema suss natuke karvas, ja siis ta tulebki sellega täitsa teist nägu ka ja siis ma mäletan, Kairis küsis, et kus su jalanud on, aga need ongi mu jalanud ja siis sellel teemal nad nagu rohkem ei rääkinud ja Broughtoni puhul, eks ma saangi aru, et üks asi on karakter, ongi võib-olla üks asi on ego, teine ongi see, et kuidas nagu vahepeal hoiad nagu täitsa nagu mütsi kinni, et kuidas nagu nende siis keskkond on täiesti nagu teistmoodi või et ta tuleb nagu 5-aastane laps, kellel on vaja õpetada, et kuidas süüa teha või kuidas süüa, on ju. Ma mäletan, kui Broughton ära saadeti, on ju, siis Kaarel Sibul läks ta korterit siis puhastama või siis üle andma või nii-öelda puhtaks tegema, eks ole. Ta tegi selle ukse lahti.
ta vaatas, et mis palju siin nagu inimesi elab. Ta läks poodi, ostis kummikindad ja 200 liitrised need prügikotid ja tal oli 5 200 liitrist prügikotti täis mingisugust prügi. Noh, et nagu natuke siuke nagu Aasiat seal elab või aga noh, see nagu, et see on ikkagi natuke kummaline, aga noh, neid jutte nagu alati räägitud, et siuke nagu omamoodi, et täitsa nagu... meie jaoks see kultuuri vahe, me oleme harjunud nagu ühes kultuuriruumis elama, harjunud nagu mingid kombeid nägema, et nagu, aga sealt tihtipeale tulevad sellised mehed, no, et kes kurat, et ei ole nagu, ei mahu endale, sul ei mahu pähe, et kuidas nagu mingeid asju, noh, kuidas nagu tehakse või suhtutakse ellu või üleüldse nii, et mul on nime võlgu, aga mingi, et kurat, ühesõnaga Tartus mängis ka üks välismaalane, kas ta oli äkki Austraaliast või kuskilt mingi ilge hüppega vend. Ma tea, kas mäletan, ühesõnaga 5 peal mängis tsentrit siis ja ta käis pallijalu minu meelest tüü ja kodu vahelt. Ja oligi pallijalu, talvel, suvel pallijalu ja siis, noh, mõtlen, kui ma eksin, minu meelest tal vist jäid veel üks päev võtmed ka koju ja siis meil oli, aga toa aken oli lahti ja esimese korrusel elas ja siis lõpuks pidi sealt vist aknast sisse ronima pallijalu. Mõtled, kui tänavalt näed, keegi ju röövel ronib sisse pallijalu. Pikk mees ka veel vaata. Et noh, neid värvikaid kujusi näeb korvpalliringkonnas ikkagi palju, noh, aga me ütleme, kõik tuleme ju erineva kasvatuse ja erineva keskkonnast, et saa nagu pahaks panna tuleb, ise saad vist kogemust juurde vaata. Ja Vrautini puhul tuleb üks asi veel meelde, ma ei mäleta, mis asju meil oli ajada ja ma ei mäleta, kas palk oli seal saamata või mitte, aga millegipärast ta jäi mulle võlgu. NBA-s mängid? Ja NBA-s mängid, ta jäi võlgu ja see oli mingi 2000 eurot ja siis ma nagu mõtlesin selle peale, et nojah, et ma ikka nagu päästan inimese välja, kui ta ütleb, et tal on nii raske. No siis on raske, on ju, ja siis ma mäletan seda, et ta lasti siis nagu lahti või nagu tuli uudis, et teda ei ole enam. Siis ma küsisin, et kas ma saan ikkagi tagasi, siis ta just ära muretse, ma tulen õhtul läbi. Ja siis saad aru, et ütles, et ta on kohe kohal ja see pilt, mis mulle avanes sealt, ma elasin Vanamäe juures seal Linnuteel ja ta sõitis selle Kalev Cramo džiibiga sõitis ette. Ta ei tulnud isegi parkinud sisse või midagi, ta jäi lihtsalt keset teed jäi seisma. Lasi akna alla, ta oli kõvem suitsumees ja saad aru, see oli siin nagu Snoop Dogi filmist tuli auru ja suitsu välja niimoodi, et 8 autot ootasid ta selja taga. Tal oli täiesti kama kõik sellest. Andis raha, ütles, et kuule, davai, man, et ole tubli ja saad aru, mul on vanaema on siuke, kes alati vaatab nagu, kui ma mingi lähen või tulen või ta teab, et ma tulen, siis ta vaatab sealt oma akna pealt. Kui ta seda pilti nägi, ta mõtles nagu täitsa uskumatu, mida ta pidi nägema, siis mõtlesin, et see on nende mingi kultuur, et ära pane nagu tähele, et see on nagu, see oli siuke asi, et see jääb mulle eluks ajaks meelde, aga kõik sai klaaritud ja et noh, rahaks, aga noh, lihtsalt see pilt nagu oli ja. Aga no, said sul need värvikad Cramo aastad läbi, eks siis 2 aastat vist olid? 2. Ja pärast seda noh, kas sa teadlikult tegid siis, ütleme, tipptasemel mängimisega lõpuarve või sa ei tulnud pakkumise või sa vist mängisid paar aastat või kuskil madalamates liigades, aga siis üldiselt sai nagu see karjäär nagu hakkas läbi saama või? Ja tead, mul on niimoodi, et kui ma olin Varraku ajal seal, siis ta ütles mulle, et kohe enne hooaega, et ma annan sulle iga mäng 10-15 minutit mänguaega. Ja siis ta andis ka reaalselt ja kõik oli väga super, tore ja nii edasi. Ja siis, kui nagu Kairis tuli, siis nagu mulle tundus ka, et ta tegi mulle väga selgeks, et sinust nagu normaalset korvpallurit ei tule, millega ma olen täna väga palju nõus, sellepärast, et kui see nagu vise oleks mul olnud enam-vähem okei ja ma oleks tulnud normaalselt, kui sul nagu korvpallis ikkagi viset ei ole, siis sul on nagu päris raske seda nagu ikkagi mängida. Ja ma tegelikult tundsin ka, et ei ole nagu mõtet pingutada, et siit nagu ei tule midagi nagu head, et sa võid ju seal nagu olla küll ja siis ma mõtlesingi, et teen need Cramo aastad ära, et ma teadsin juba 1,5 aastat ette, et ma nagu rohkem nagu ei mängi ja
rohkem ma ei taha mängida, ei ole nagu mõtet mängida, et neid pakkumisi meistriliigas tuli küll seal Tallinna Kalevi poolt ja midagi nagu oli sellest, et see ei olnud nagu see, et null, aga ma ise tahtsin nagu, mõtlesin, et tahan tööle minna ja läksin ka ja tänase päeval ma mõtlengi, et see oli nagu nii hea nagu otsus, et jumal tänatud, et ma selle asja tegin, sest ma arvan, et kui võib-olla ma ei oleks seda otsust teinud, siis ma võib-olla ei oleks ka nagu tänasel päeval siis see nii-öelda korvpallikommentaator, kes mulle, mis töö nagu ja see asi mulle nagu väga meeldib, eks ole. Ja sa hästi juhatasid järgmisse teemasse sisse või ütleme see spordikommentaatori ajajärk siis nagu on ju, et alguses tegelikult ju mitu aastat pärast Kalev Cramo't või mitu aastat tagasi sa hakkasid seda tegema? Mul saab 4 siis nüüd veebruaris oli, millal ma tegin nagu esimese mängu ja see algas nagu niimoodi, et ma mäletan, ma teadsin, et Raudla siis nagu juhib siis seda nii-öelda siis korvpalliliidu poolt seda, kes siis Eesti mängu kommenteerib, siis ma ütlesingi talle, et kuule, et mulle pakuks asi huvi ja ma oleks nagu väga õnnelik ja rõõmus, kui sa nagu selle võimaluse mulle annaksid ja kui sa ei anna, siis vähemalt ma olen enda poolt kõik teinud, et sa teaksid vähemalt, et ma olen nagu, ma tahaksin seda teha ja algus oli küll siuke, et läks täitsa nagu aia taha, et see oli see sama hea vana ja mäng, kus ma ütlesin Valgas või mis? Ei, see Valgas, see oli kõik okei. See oli Kalevi spordihallis, sa vist ise mängisid ka, kus ma ütlesin 100 korda, ütlesin ilusti. Ja siis oli see Kelfis on nagu need tipphetked, vaata, ja siis see oli niimoodi, et ilusti läks lõpuni, aga vaata, sa too hetk nagu ei kontrolli seda ja sa pärast saad aru, et keerasid nagu veits pekki ikkagi selle, aga mis seal ikka, et pead need vitsad kätte saama ja siis tegid omad korrektuurid, siis ma hakkasin panema paberi peale sõnu kirja lihtsalt nagu mängul, mida ette öelda, et kui läheb lõpuni, siis ütled super või hea, vaata mitte 70 korda ilusti on ja. Aga ma arvan, et seal oli 3-4 kuud ja siis oli juba täitsa nagu okei, et selles suhtes okei, et siis ma nagu tundsin ennast ka juba enesekindlamalt ja paremini, aga jah, 4 aastat saab ja ma arvan, kõik on nagu tipp-topp. Ja on hakanud meeldima, ma mõtlen nagu, et see nüüd, kuidas sa seda kutsud, kas see on su jaoks ikkagi hobi või see on nagu päris töö või sa nagu teed seda kuidagi pooleks või mis see nagu oleks? Ja ei, selles suhtes ikka käin nagu tööl ka, aga ütleme niimoodi, et vahepeal ikkagi neid mänge on nagu päris palju ja mulle nagu meeldibki ja ma ütlengi siuke nagu pool hobi pigem, et kus ma ütlen, et ma enda jaoks olen ikkagi teinud nii, et kui see nagu mäng tuleb, et siis ma ikkagi 99,9% võtan selle nagu mängu nii-öelda vastu, eks ole, et see on nagu prioriteet siis mul ja nagu ma olengi nagu väga tänulik, et see nii on läinud ja ma ega see lõpuks ju mina, kui ma nagu kommenteerimist hakkasin tegema, siis minu idee oli see, et ma saaks nagu inimesele anda selle nagu hea emotsiooni või üritada siis talle see nagu hea emotsioon anda, et kas tuleb välja või mitte, aga vähemalt ma tahan siis selle publiku jaoks, kes seda vaatab ka siis nagu selle mängu võib-olla siis nagu põnevamaks teha, et kindlasti olen nagu väga palju head tagasisidet kuulnud, aga samas mulle meeldib kõige rohkem nagu see, et kui sa sinna Delfi kommentaariumisse lähed, mida ma tõesti tänasel päeval väga ei tee, aga mulle lihtsalt nagu meeldib vaadata, kuidas see tagasiside on selline, et see tüüp on nii loll, et seal on nagu, seal on ükskõik mis inimene, kas sa teed hästi või halvasti, siis seda infot tuleb, aga sa pead olema ka inimene, kes oskab seda nagu vastu võtta, eks ole, et jah, see Delfi kommentaariumiga ongi see teema, et kui sul millegipärast kuidagi elus läheb praegu üli hästi, siis teed selle lahti ja saad aru, mingi kuradi suur M sa oled ja kus sa ei saa mitte midagi aru, et see vahet ei ole, kui hästi sa teed või nii, kellelegi ikkagi midagi ei sobi. Aga see on mõnes mõttes on hea ja ma tegelikult, miks ma nagu vahepeal sinna Delfi kommentaariumisse lähen, on see, et ma äkki mõtlen, ma saan mingisugust kriitikat, mida mul reaalselt on nagu elus kasutada, et korvpalli puhul sul ei ole nagu mõtet seda kasutada, aga mul on vahepeal on see, et mu eesti keel kindlasti ei ole mingi 5+, et vahepeal nagu tuleb mingeid asju sisse, siis ongi see, et ongi, ma ei tea, inimesed on kirjutatud, et mitte nii-öelda, et kellelegi on nagu õige, mitte kellelgi või mida iganes, et mingid siuksed asjad, et mida keegi nagu tahab seal tähte nii-öelda süüa või sellest sest, aga jah, et vahepeal siuke aus kriitika on väga hea ja ma võtan selle alati 100% vastu.
ei no emotsiooniga sa mänge kindlasti kommenteerid jah, et mul kohe nagu ütlen, ma arvan, see oli sul suht seal algusjärgus, et siiamaani järjed, mis see Valga mäng, oli vist Valgas oli mäng on ju ja ma ei mäleta, kas sa mängisid Valga ja keegi siis. See oli Tartu ja Rakvere, seepärast, et Valga sats ei olnud, aga lihtsalt Tartu tegi nagu on alati teinud mingi Valgas üritanud nagu ühe mängu teha siis populatsiooni mõttes, et seda mäletan ka ja kusjuures see ka ülihea lugu, et see oli too hetk, kus saali ilma vaktsiinita nagu ei lastud, aga mina nagu ei teadnud seda ja ma tõesti too hetk ma ei olnud vaktsineeritud, noh, ma tänasel päeval ka nagu ei ole vaktsineeritud, aga ma ei teadnud seda, et saali ei saa. Siis ma mõtlesin, ma sõitsin 4 tundi maha põhimõtteliselt ja seal öeldakse dokumenti. Siis ma mõtlesin, või seda mingit passi, siis ma mõtlesin, mul ei ole seda, siis ma ütlesin, et ma olen korra autost läbi, vaata, et mul on seal, vaata. Ja siis ma võtsingi mingi sõbra või kellegi dokumendi, sest jah, ma saan aru, see ei ole ilus tegu, mida teha, on ju, aga too hetk mõtled, sõidad 4 tundi maha ja öeldakse, et kuule, et sorry, sisse sind ei lasta, on ju. Et muidugi siis olid need mingisugused igasugused need koroonapassid, kui olid läbi põdenud, siis olid need, on ju. Aga too hetk jah, et seda ma ei teadnud, et see oli nagu naljaks lugu, et ma mõtlesin, et kuule, ei saagi kommenteerima. Ei no jah, nende teiste dokumentidega sul varem ka probleem. jah, see on päris lugu ja kui sa juba nendest koondiste asjadest rääkisid ja ma mäletan, et ma räägin selle looga ära, kui sa nagu rääkisid ja siis koondise ajal, ma ei mäleta, et see oli U18 koondis, meil oli Olari Narits ja Rait Käbin olid peatreenerid ja millegipärast jah, ei kuidagi, meil ei olnud mingit ühisbussi Tallinnas, mis on ka normaalne, sest meil kõik poisid ei tulnudki Tallinnast, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan enda peale, et lähme nagu võtan bussi ja lähme pean kõik kohal, et autoga palju sõita oskasin ja too hetk nagu autokool oli läbitud sellest, et mul oli ametlik paber, et see tüüp oskab sõita, aga juhiluba mul ei olnud ja mul oli venna juhiload, on ju. Ja siis sõidame seal Pärnu vahel ja siis politsei peab kinni, mingit kiirust ei ületanud, aga mulle tundus, et keegi oli ikkagi kaebanud mu peale ja ma lõpetasin. Ma siiamaani tänasel päeval arvan, et see oli post, aga vahet ei ole ja siis ma mingi alkoholi ma ei olnud tarbinud või täitsa kaine ja kõik ei nagu, aga lõppes see sellega, et hommikune koondise trenn mul vahele, sest ma pidin öö seal Kartsas olema või see, ma ei tea, mis see öeldaks, politseimajas, eks ole. Ja hommikul ma sain sealt välja. Ja siis ma mäletan, keegi rääkis, et hommikuses trennis oli, keegi rääkis, et oli treenerid tulnud ja siis vaatavad, et kus Madis on. Ei, see oli hommikusöögi lauas hotellis. Me läksime alla hommikusöögi lauda ja siis me kuidagi nagu ei hakanud ise vaata teemat tõstatama, on ju, loogiline. Aga siis kõik lähevad nagu ära ja coachid kuidagi juhuslikult jäid istuma ka sinna veel ja siis nagu loevad ja vaatavad, et ma ei tea, kas nad olid siis juba midagi nagu kuulnud või et kuidagi nagu kahtlased olid seal, on ju. Kuule, ma ei tea, Pajumets ja Viilup ja Ermet, jääge korra siia, et kus Madis on? Siis nagu korraks üritad, et kuule, teda ei ole praegu, et midagi, kus ta siis on? Ja siis lõpuks tuli ikka see, kuule, ta istub praegu kinni. Üli hea U18 koondise laagris, aga sind oli lihtsalt öösel ära transpordi. Öösel ju, ma räägin kiirelt selle loo lõpuni, et ma sõitsin on ja siis ma kuidagi seal hakkasin vassima, et ei, seal on venna dokumendiga oli, et see oli mina ja lõpuks siis politsei lasi mu ära ja siis öösel hotellis tulid ikkagi sinna, leidsid mu üles, panid raudu. Käeraudu. Ja see oli kõige naljakam, et minu arust need treenerid nagu jõid seal kohvi või teed üleval vaata ja siis vaatavad, et kuule, vaata mingi purjus soomlane viieks ära. Tegelikult see oli mina käeraudades pandi lihtsalt nagu, aga ma räägin, et see oli koondise laager, aga seal ei olnud nagu mingit, seal ei olnud mingit alkoholi mängu. See list oli lubadeta sõitmine. Ja ilma lubadeta sõitmine, et aga öö olin seal politsei jaaskonnas ja pole kunagi varem sattunud vangi siis nii-öelda, aga ma mäletan hommikul keegi trennis rääkis, et keegi ütles, et kuule jõle naljakas lugu, et siuke asi juhtub koondise laagri ajal, siis kas see oli Olari Narits ütles, oleneb kummalt poolt trelle vaadata. Meil oli kohe olemas see, aga ma mäletan, sa tulid ütlesid, et päris head pirukat olid saanud seal Pokris. Ma ei mäleta. Kapsupirukast toodi. Mul oli jah. Aga ei jah, see oli üsna värvikas ja eks need noortekoondised meil üsna värvikad olid ka, aga
kui me tuleme selle, ütleme, kommenteerime selle juurde tagasi, et noh, nüüd sa oled 4 aastat, nagu sa ütlesid, kommenteerinud. Noh, kas sa nagu ise mõtled ka, et sa oled, ütleme, selles kommenteerimise maailmas nüüd selleks, et jääda või arvad, et see on niisugune mööduv, ma ei tea, huvi või kas sul nagu, mõtlen üldse, kus nagu seal, kas see ongi nii, et sa oled nüüd kommentaator või sa mõtled ikkagi suuremalt ka, et sa nagu tahad kuidagi rohkem või ma ei tea, ma ei tea, ma olen nagu alati mõelnud sükest asja, et võib-olla, mis ma olen nagu mõelnud, et mis selle kommentaatoril asjale võiks veel lisaks olla, no võib-olla mingi siuke nagu podcast on ju teha, aga samas on nagu see, et neid korvpalli podcast on ju nii palju, eks ole, et tänasel päeval kuhugi niisama nagu tegemise pärast ei ole mõtet, et kui üks päev nagu tunned, et kuskil nagu oleks siuke koht, mida sa teed nagu teistmoodi, siis seda võiks nagu teha, aga noh, siuke kommenteerimine ma teeks nagu elu lõpuni, kui nagu pakutakse, eks ole, et ma proovin endast anda nagu maksimumi ja tore, et siin on nagu inimesed usaldanud mind, et Kalev Kruus ja Siim Raudla ja kõik inimesed, kes siis nagu sellega seotud on, et noh, Raudla ju oli inimene, kes siis nagu noh, nii-öelda võttis nii-öelda motiivale, ta oli siis inimene, kes esimesena nii-öelda pakkus seda, et ma olen nagu väga rõõmus selle üle ja olen neile ka seda näidanud, et tundub jah, et asi meeldib ja tuleb, ma arvan, hästi välja ka, et muidu ma, kui ei tuleks hästi välja, ma arvan, et siis ma võib-olla ei oleks seal, aga jah, noh, mis sealt edasi nagu minna ongi, siis võib-olla see, et teedki oma taskuhäälingu, et aga noh, nagu ma ütlesin, et ega seal on ka ju, ka see nii lihtne ei ole ja kas on nagu mõtet, et noh, näiteks toome näitega, te eelmine aasta tegite väga lahedat seda podcast'i Pall ei valeta, eks ole, noh, seda nagu täna ei ole, aga näiteks oli ka asi, mida ma alati nagu väga hea meelega kuulasin, sest mängijate nagu vaatest asju kuulata ja mida nemad arvavad, et see oli päris lahe ja pluss veel, noh, te ei ole ka ju suu peale kukkunud, kes teil oli Post, sina ja Niits, et noh, Post on kuidagi siuke nagu tagasihoidlik, aga vahepeal kuigi noh, telgitagustest ta muidugi räägib palju rohkem, aga muidu on siuke viisakam poiss, et noh, Posti tean vaata nii kaua ja siis noh, ma olen nagu rääkinud ka, et milline mees ta on ja siis Kiili tuleb üks päev. Siim Markus Post on hästi viisakas härrasmees, et võib-olla kuvand nagu ei ole päris see, aga noh, et kui ta, aga noh, teades natuke rohkem. Aga no ma arvan, ega noh, Post on ka vanemaks saanud, et ega võib-olla see bad boy image, mis tal on, ma arvan, see on ka nagu kõik me ju saame suureks ja kasvame. Aga korvpalli podcastidest rääkides, noh, sa kuulad kõiki või? No, üritan kuulata, jah. Kuidas sul need meeldivad, kuidas sa järjestad või mis nagu, ütleme, kas sul meeldib kõik või sinu jaoks on ka nagu, kas siis öelda sellist lihtsalt tegemist või võib-olla osa informatsioon, mis sealt tuleb nagu ei ole alati nagu pädev või mis sa nagu arvad? Ma arvan, et see on nagu see, et kuidas see inimene seda nagu vastu võtab, et ega mul ei ole nagu podcast'i, mida ma reaalselt kuulata ei taha ja mul on, ma proovin nagu kõik ära ja kuulata, et noh, ma ei tea, võtame näiteks Mehed ei nuta on selline, noh, seal on korvpalli teemalised suhteliselt vähed, see tavaliselt jääb nagu viimaseks, aga kõik need seal, mida Kruus Enden sõber veavad, siis ju Pihtas Põhjas ja Mängumehed, nad on kõik väga nagu väga erinevad, eks ole, et proovin aega leida, et noh, minu arust kõik need, mis on, need on nagu väga head, et noh, need muidugi ma tean, et neid korvpalli podcast on kindlasti veel neid mingi NBA teemalised, aga see NBA ei ole nagu väga minu teema, et see nii-öelda Puffcast, mis meil nagu siin on, et see on siis, selle ma kuulasin ka ära ja see on nagu uus värk, et see on ka nagu väga huvitav, et nagu ma ütlesin, et mängijate vaatest just, et see ongi see, et aga jah, et kõik, kust korvpalliinfo tuleb, ma proovin vähegi ära vaadata, nii palju kui aega on. No eks see aitab sulle ilmselt selles kommenteerimises kaasa ka, olla kursis ja nii edasi. Aga mis sulle, mõtlen nagu liigade või selle mõttes kõige rohkem kommenteerida meeldib? Tead nii, nagu mulle meeldib kõike, ma olen vahepeal inimene, kes, kui me seal TV3-s Go3-s siis teeme, mulle meeldib vahepeal nagu boksis olla, lähed dressidega kohale, ei pea ilust nii-öelda viisakalt riidesse panema. Teine hetk lähed nagu saali, siis on nagu seal ka nagu tore, et siis näed inimesi ka, et tead, nagu kõik nagu sobib ja kõik on nagu mingi hea vaheldus, et vahepeal käidki seal, oled oma boksis, oled fookuses, teine hetk lähed saali, vaatad seal, räägid
räägid natuke peatreeneritega juttu ka, et vaatad, mis seal Andres Sõber räägib ja paneb paar mahlakat asja enne mängu ja et mulle sobib kõik, mida pakutakse, et mul ei ole mingit sellist asja, et tõesti, et mida ma ei taha teha või okei, ma pean sellest just ausalt ütlema, et kui me oleme teinud näiteks U14 tüdrukute karika finaal, on ju, siis ma annan kindlasti endast 100%, on ju, aga seda nagu kindlasti väga raske kommenteerida sellepärast, et see tase on nii palju nagu erinev, eks ole. Aga samas ma tean seda, et näiteks see, mis ma nagu seal räägin, siis võib-olla need tüdrukud vaatavad järgi ja see annab neile näiteks mingit motivatsiooni, on ju, et jah. No sa vist oled jah, suht kõike teinud juba. Aga kui siin see, ma ikka pean ära küsima selle ka, et siin Allan Siimann andis sisendi selle jaoks, et kui siin see mängumehed omale uut saatejuhti otsisid, et kas lootsid, et sulle tuleb ka kutse ülesse või kuidas see... Mina ei lootnud, aga ma olen ühe korra mängumeeste saates käinud ja meil on Raudlaga väga head suhted ja mulle näiteks Indrek Ruut, kes siis on siis nii-öelda seal Saaga asemel võib nii-öelda, mulle väga meeldib see, aga mul on sõber Janar Soon selline, kes vist väga tahtis sinna podcasti saada ja siis ütles, et kurat, et Raudla ei võtnud mind, et võttis Ruudu, et mina enam mängumeeste pusa ei kanna, et no läbi naljaga, aga kui keegi kutsub, ma lähen ja ma kuskile nagu jõuga ennast tirima ei hakka, et jah. Ei no vinge, selles mõttes, et jah, sa tulid siia ilusti vahetus jalanõudega kohale, et nii ametlik, et aitäh, et sa meie stuudiot siin, uhked stuudiot mustakse tee, et sul sellega on vist ka mingi oma lugu, et miks sa nii kibedalt ja hoolikalt neid vahetus jalanõusi kaasas kannad? Nojah, see on tegelikult nagu see, et paljudes saalides nagu ongi, see on normaalne, et kui sa oled ise nagu korvpallur olnud, eks sa ei lähe ka ju räpaste jalanõudega saali, et kui sa seal ju teed intervjuusid või ükskord kõnnid, et siis sa ei taha ka välisjalanõudega olla, aga mul on nagu Viimsist meeles see, kuidas ikkagi mul oli siuke tunne, et ilma vahetusjalanõudega mind nagu saali täitsa ei lasta, et seal nagu öelda, et ei, sa ei tule kuhugi, siis ma pidin seal nagu veenma, et need on mul vahetusjalanõud, et täiesti mudased olid. Ja siis pärast seda oli ka see, et said aru, et vahetusjalanõud alati nagu autos olemas, et see on nagu normaalne tava, et pluss veel puhtad jalanõud on ikka puhtad jalanõud. No. Parem jah see, kui see, et tõmbad sinise sussi jalga. Yeah. Aga... tead, mis ma tahtsin küsida, ma kogu aeg mõtlesin, kas sul see lifti värk, lifti foobia on ikka alles või? Kuule, tead, mul nagu foobiat ei ole enam, ma olen sellest, ma arvan, mingil määral üle saanud, aga nagu... 2 korda oli siuke hetk, kus me jäime lifti kinni, ma ei tea, miks, kas meid oli nii palju seal. No Bosnias oli meid ilmselgelt. Ja siis vaatad ringi, kõik on nagu rahulik ja siis Gregor Hermet on... täitsa valgeks läheb näost, et ma paanika tekib. Ei no see Bosnias oli ja sellepärast me jäime ühe suve jooksul mingi 2 korda järjest lifti kinni. Aga kuradi jobud ei õpi ka, ikka ronid vaata, seal on kirjas, et 6 persons vaata, ikka ronid mingi 8 lifti sinna. Ja siis oligi, mis me sõitsime Bosnias seal hotellis, sõitsime, ma ei tea, vist esimeselt teisele või esimeselt kolmandale on ju. Lähed lift nagu vaevu ja siis järsku jääb seisma. Siis tunned, kui see hakkab otsa saama vaata, postil on nii naljakas. Jõveras irvitab ja siis, aga lõpuks tormi sattus ka suht paanikasse vist. Lõpuks oli see, et me hakkasime uksi lahti kangutama nagu. Ja siis tuli see lifti sisemine uks tuli lahti, aga see oli veel see välimine uks. Saime selle ka jõuga lahti ja siis oli see, et me olime ju 2 korruse vahel. Nagu, et siin oli see põrand, siis oli see ülemine ja alumine korrus. Ja siis me kuradi targad hakkasime sealt ju välja ronima vaata, ükshaaval. Aga praegu mõtled, kurat head lift sõitma hakanud oleks kuradi pooleks. Filmis oled ju näinud, kuidas... Jalad kukuvad lifti ja ülakeha on korruse peal. Siis ma mäletan, kui sa sealt vahet läbi paitsid, tegid hästi kiiresti vaata, aga see... Aga ei, lõpp ja kõik ja täna ma enam lifte ei karda. Ma loodan, ma selle jutu peale kinni ja kuskil lifti muidugi on, et äkki siis tuleb hirm tagasi. Aga nüüd on, ma arvan, paras hetk minna üle sellele, et kuna meil siin stuudios on, tähendab, me paneme kõik külalised ikkagi vähemalt korra siin ka proovile, proovime siis vabaviskeid ja nüüd ongi väga huvitav näha, et mees, kellel vahepeal keelati viskamine ära, kas ta suudab ületada Hugo Toomi võrratu skoori 0,
oleks huvitav näha ja võib-olla natuke piinlik ka Hugole, kui see juhtub, nii et paneme väljaku valmis ja vaatame, kuidas Madis vabaviskijoonelt sisse saab või ei saa. No. Kuna tegemist ei ole professionaalse sportlasega ikkagi enam, siis me andsime talle mõned soojenduskatsed rohkem kui teistele. Võin öelda, et 30 on tavanud umbes 1, nii et ma väga palju lootusi ei pane, aga vaatame, äkki mees rehabiliteerib ennast. Võime hakata panema? Hakka minema. Vaatame. Oi, mul on ju see hea, et ma Toomist nagu kehvemini ei saa visata. No praegu on 2-0, nii et noh. Ohoi, no näed. See on mingi Covid. Kuule, kaks järjest. Kuule, sul ei olnud omal ajal endal nii vabatatud ja mis nüüd on 5-2 ja ära sa räägi, siin rekordid on ohus praegu. Ei, ma olen juba selle 2-ga rahul, võime selle ürituse kinni panna, see oli peaaegu. 3 viset veel, noh, nii. Kuule, see oli peaaegu sees. 2 viimast, kas viigistad? Kui Toom pärast näeb, et panin 10-2 Mart, ei usu seda, aga õnneks meil on siin kõik video peal. Video olemas, viimane vise. Sa lähed praegu Kuubaga liidipositsiooni jagama. Ei, aga tegelikult oli päris napikad oli. Päris hea oli tegelikult ja nagu noh, võiks isegi öelda, et peaks Kairi selle pool kõnet tegema, et oleks võinud ikkagi poisil lasta visata. Aga sellega meil siis järjekordne saade läbi, nautige pühade aega, olge perega koos. Kõige tähtsam väärtustame aega üksteisega ja ma panen siin tabelisse kirja ka ja Hugo jätkab kindlalt viimasel kohal 10-0. Praegu Madis Soodla on siis auväärselt teisel kohal, nii et aitäh sulle, Madis, et saatest tulid ja oli vahva. Tänud kutsumast.